siis sellisest teemast, mis puudutab meid kõiki ja mis on selline üsna uus teema ja millega me Vegan Seltsis eelkõige tegeleme. Et siis puudutab uusi toitumissoovitusi, Eesti uusi riiklikke toitumissoovitusi, mille siis Tervise Arengu Instituut on jõudnud nende koostamisega üsnagi lõpule ja siis räägin täna sellest, et eesmärgiks oli siis neid toitumissoovitusi nagu lähemalt analüüsida, eelkõige siis nendest perspektiividest, mis meid huvitavad. Ehk esiteks siis see, et kuidas seal siis räägitakse loomsete toodete söömisest ja kuidas veganusest räägitakse, et sellised kaks olulist küsimust. Ja et see uurimus tegelikult, et ma kirjutasin selle alguses inglise keeles ja see on ilmumas ühes rahvusvahelises kogumikus, aga et kindlasti ka tahame sellest Eestis rääkida ja arutada selle üle, et täna ongi tegelikult esimene kord, kus ma eesti keeles nagu Eestis teen sellest ülevaadet. Ja kindlasti siin oli hästi suureks abiks Florian Piesinger meie seltsist ja ka teised inimesed, kes siin aitasid nagu mõtteid koguda selle teemal. Et ma räägin nüüd, lühidalt, mis need toitumissoovitused on. Et on siis iga, kui ma ei eksi, kas võin eksida ka 4 või 5 aasta tagant nagu koostatav selline dokument, mis on hästi oluline. Et siis selle järgi nagu Eestis on siis selline toitumisdiskursus, mida luuakse, see on hästi mõjukas dokument, et selle järgi siis nagu institutsioonid, näiteks koolid, lasteaiad peavad koostama menüüd, selle järgi tehakse toidupüramiidid, jagatakse inimestele soovitusi, et ühesõnaga see on see, et nagu, mida tähendab tervislik toitumine Eestis, et see on hästi oluline. Nüüd see dokument, mida ma analüüsisin, see on tööversioon, et tegelikult TAI, siis Tervise Arengu Instituut, pidi selle juba avaldama septembris lõppversiooni, aga et see on nüüd edasi lükkunud ja ma olen nendega olnud kirjavahetuses ja praegu on öeldud, et kuskil novembris nagu ilmub see, et ikkagi ei ole täpselt teada. Ja kahjuks ei jagatud ka minuga seda mustandit, et seda uue versiooni mustandit, et see tegelikult oli juba valmis, aga et oli keeletoimetuses. Aga et mis võib öelda küll, et on üsna tõenäoline, et mingeid suuri muudatusi ei tule nagu selles, et kuidas siis seal käsitleti loomsete toodete tarbimist ja veganuse kujutamist. Et see on hästi mahukas dokument ja siis mina selle analüüsi jaoks vaatasin nagu mõningaid osasid siin. Tegelikult seal on liikumissoovitused on ka selles dokumendis, aga et siin siis fookus on toitumisel. Nüüd need autorid ise siis ütlevad, et see on inspireeritud Põhjamaade toitumissoovitustest, et Nordic Nutrition Recommendations, et mul on pärast seal lühend lihtsalt, et NNR 212, et kui te näete seda slaididel. Ja ma olen ka vaadanud, et kuidas seda uuringut on nagu esitatud või neid soovitusi ja vaatasin 2 pressiteadet siis TAI kodulehel juunikuus avaldatud. Nüüd see lähtepunkt, et millest siis nagu mina või siin meie, kes me siin Vegan Seltsis ja loomuses nagu selliseid asju vaatame. Et võimsalt nagu võib öelda siis, et mis meil nagu rahvusvaheliselt ka teada on, et siis väga kinnustatud rahvusvahelised organisatsioonid, need on hästi mitu, ÜRO, WHO, World Cancer Research Fund ja nii edasi, et nad siis avalikult järjest viimastel aastatel eriti on nagu kutsunud inimesi vähendama lihatarbimist või sellest üldse loobuma. Just siis nagu rahvatervise ja keskkonnaga seotud põhjustel. Ja juba 2009. aastast on siis Ameerika toitumisteadlaste ühing, hästi nagu mainekas organisatsioon, öelnud siis, et asjatundlikult kavandatud taimne toitumine, sealhulgas veganus, on tervislik, sisaldab küllaldaselt vajalikke toitained ja võib kaasa aidata teatud haiguste ennetamise ja ravimisele. Et see on meil nagu teada juba. Ja nüüd siis ka, mis on just hiljuti, et siin üks grupp nagu teadlasi, paljud neist olid Austraaliast, et nad siis võtsid kasutusele sellise termini, et eesti keelde tõlkida võib-olla liikide vaheline jätkusuutlikkus, et see ei ole kõige parem tõlge, aga et jah, et selline laiendatud arusaam just nagu jätkusuutlikkusest, et nii keskkonna kui sotsiaalsete aspektide mõttes, et siis me peaksime nagu arvestama ka seda nagu liikide vahelisi suhteid, et me ei ekspluateeriks nagu loomi ja et just nagu kutsusid üles institutsioone nagu mis see näide oli seal, koolid või midagi sellist teha, et nagu nad toetaksid sellist jätkusuutlikku toitumist. Ja järjest enam siis riike, Soome näiteks, teised Põhjamaad, paljud lääneriigid, et nad järgivad neid soovitusi, just nende toitumissoovitustes on see nagu järjest peegeldunud. Aga et Eesti tegelikult liigub vastupidises suunas
võime öelda nende viimaste toitumissoovituste järgi. Nüüd minu taustaks on siin veel taustast rääkida, et kus me lähtume siin, et samuti see kriitilised loomauuringud, et mida Kristiina juba tutvustas ja selle rohkem ei peatu. Ja võib-olla selle dokumendi juures on oluline selle toitumissoovituse dokument, mida ma siin analüüsisin, et just nagu keele roll, et see on üks dokument lihtsalt, seal on midagi kirjas, aga et kuidas see on ikkagi oluline, et alati nagu keelekasutusel argumentatsioonil teatud moodi, et alati on poliitilised tagajärjed. Ja seda saab uurida siis näiteks sellise meetodi kaudu nagu kriitiline diskursusanalüüs, et just nagu vaadata näiteks avalikes dokumentides või avalikus debatis, et kuidas siis taas luuakse mingisugused võimusuhted ja domineerimist ühiskonnas just sellist nagu domineerivate gruppide poolt, kelleks siis antud juhul tegelikult on siis see Tervise Arengu Instituudi siis see ekspertgrupp, kes nagu loob seda teadmist, mis meie kõigi elusid mõjutab. Ja siis oleks oluline ka minu perspektiivist, et tuua nähtavale seosed siis keele, võimu ja loomade ekspluateerimise vahel. Ja siis mina pean veganlust siis eetiliseks toidupraktikaks ja vaatan seda kui mitte sellist personaalset elustiili valikut ainult, vaid ka, et toiduvalik on alati poliitiline. Nii palju siis sellest. Ja veel Eesti kontekstist veel, et kindlasti ka, et paljud teist on ise siis ka veganluse ja loomaõiguses liikumisest tegevad, aga et võib-olla olete ka märganud, just viimastel aastatel need ideed on nagu levinud, rohkem levimas ühiskonnas. Aga selle taustal võib nagu öelda, et meil on peaaegu totaalne vastasseis just arstide ja toitumisteadlaste poolt siis veganlusele. Ja meil on siis, võib ka seda täheldada, et Eestis on nagu mitmed sellised teadlased, näiteks biotehnoloogid mitmed ja siis ka toitumisteadlased, nagu nende uurimistöö on ka põimunud mingil määral siis loomatööstusega, et näiteks on selline osaühing nagu Tervisliku piima biotehnoloogite arenduskeskus, kus siis nagu otseselt koos töötavad teadlased ja toitumisteadlased sealhulgas ja siis ettevõtted, et seal siis on patendid, tootearendus, doktoritööd, et siis seal nagu püütakse arendada tervislikke piimatooteid, niimoodi nimetatakse neid. Ja huvitav on tegelikult see, et selline koostöös ja mis meie jaoks siin näib võib-olla tõesti ilmne huvide konflikt, et see jääb tegelikult märkamatuks nii osapooltele endile kui ka laiemalt ühiskonnas, et näiteks keegi ajakirjanik ei ole nagu võtnud seda teemat üles, et kuidas siis nii, et kui sealt tuleb välja mingi teadustöö, et seda peetakse nagu täiesti selliseks neutraalseks. Ja see on just sellepärast, et loomade ekspluateerimine meie ühiskondades, see on täiesti nagu normaliseeritud ja see on ka riiklikult sanktsioneeritud. Ma räägin peamistest tulemustest, et sellest dokument on kohutavalt mahukis ja seda võib analüüsida nagu päris pikalt, aga siin mõningad asjad, mida ma tahaks välja tuua. Et kõigepealt ma vaatan, et kuidas neid toitumissoovitusi esitatakse siis Tai poolt ja lähengi selle juurde alguses. Et miks see oluline on, et see annab nagu aimu sellest, et kuidas need autorid nagu ennast ja siis oma väited seal positsioneerivad ja ka nagu annab meile kui lugejatele aimu sellest, et kuidas me peaksime seda dokumenti lugema. Ja mina kui sotsioloog teadlan, et ma alati vaatan, et näiteks sellistes dokumentides, kas on mingi peatükk uurimismeetodite kohta, et kuidas seda siis uurimist läbi viidi või mida seal tehti. Aga et selles dokumendis ei ole. Aga samas, nagu muud asjad, mis seal on, sealt nagu selgelt tuleb välja, et seda püütakse nagu, et see on nagu teadustöö, seda selliselt positsioneeritakse. Et püütakse nagu, et see on osa teadusest. Et siis näiteks seal on kohe alguses, et esitatud nende see töögrupp, eks ole, ja siis seal on näha, et juhtivad teadlased tervise ja toitumise meditsiinivaldkonnas, väga tegelikult prominentne seltskond. Siis seal on ka selline akadeemiline stiil ja mis on peamine, et seal on viited, hästi palju viited teadustekstidele ja enamik neist tekstidest pärinevad siis nagu rahvusvahelistest teadusajakirjadest ja need on siis, allikad on ka inglise keeles. Et lihtsalt nagu taustaks, et kus see info siis nagu, millel on toetatud selle dokumendi koostamisel. Ja hästi nagu, kui nüüd seda tutvustatakse, siis näiteks pressiteadetes ja siis ka selles dokumendis endas
et väga tugevalt nagu rõhutatakse seda soovituste teaduspõhisust ja seda siis, et see tugineb nagu rahvusvahelistele allikatele. Et näiteks seal öeldakse siis jah, et riiklikud soovitused on rahvusvahelised ja teaduspõhised, siis nende toitumissoovituste eesmärk on anda inimestele teaduspõhised eeldused võimalikult heale tervisliku seisundi hoidmisele. Et seda nagu korduvalt rõhutatakse ja ka seda nagu protsessi läbipaistvust rõhutatakse. Aga et jällegi meie kogemus, et siin Eesti Vegan Seltsi esindajad korduvalt saatsid nagu päringud küsimustele, et mingite konkreetsete kohtade kohta ja hästi konkreetsed küsimused, just mis puudutab nagu loomse valgu vajaduse siis kirjeldamist seal ja me ei ole saanud nagu sisuliselt vastuseid tegelikult. Ja samuti ka tegelikult tahtsime näha neid huvide deklaratsioone, et kes siis nagu kes kas näiteks on mingi huvide konflikt ja seda nagu ka me ei saanud. Ja tundubki, et see võimalik huvide konflikt näiteks jääb sotsiaalselt märkamatuks. Ja hästi huvitav on see, et nüüd see teaduspõhisus, mida nagu rõhutati, siis sinna juurde nagu esitatakse siis selline konteksti spetsiifilisus, et näiteks on siis seal juures selline lause, et siis need soovitused peaksid alati ka silmas pidama muutuvat regionaalse paiknevuse, traditsioonide, reaalse toitude olemasolu, kodumaise suur- ja väiketootmise, varustamise, kättesaadavuse ja tarbimismustri ning liikumise arvestatud spektrit. Et selles mõttes, et siin kui te näete seda nimekirja, et kui tugevad siin on ikkagi sees nagu sellise kapitalistlikud huvid või sellised tootmissüsteemi elemendid. Ja mis nagu minu jaoks, kui ma seda vaatan, seda lauset ja panen selle kokku siis nende eelmiste väidetega nagu teaduspõhisuse kohta, et siis on probleemiks see, et tegelikult me ei saa nagu hinnata lugejatele nende soovituste puhul, et mil määral, kuidas ja üldse millistes kombinatsioonides nagu need kontekstuaalsed tegurid siis mõjutavad neid siis teaduspõhiseid soovitusi ja kuidas nad vormivad neid. Et see on nagu tegelikult võiks olla natuke problemaatiline. Et selles mõttes on mingi nagu vastuolu siin, et ikkagi tundub, et nagu öeldakse ka otse, et meil tegelikult on mingid tootjate huvid siin ka sees. Jah, ja siis nende kodulehel ilmus ka nagu pressiteade, kus siis kajastati nagu seda tagasisidet, mis on saadud inimestelt ja erinevatelt osapooltelt sellel tööversioonile. Ja siis näiteks seal öeldud, et oleme saanud positiivseid sõnumeid mitmetelt käsitletud temaatikatest pädevatelt arstidelt ja erialateadlastelt ning ettepanekuid, kus soovitatakse mõnda kohta selgemalt väljendada, aga oleme saanud ka ultimatiivseid nõudmisi sisse viiva sõnumi saatnud autorile ainsa ja absoluutse tõena näiv käsitlus. Uuring või sõnumi saatjaga seotud internetilehekülje suhtes kasulikku informatsiooni. Et see nüüd siin viitab nagu Vegan Seltsi poolt saadetud päringule ja siin on hästi huvitavalt ka nagu konstrueeritud, et siis esiteks meil on sellised kompetentsed, objektiivsed, usaldusväärsed eksperdid ja versus meil on siis mingisugune üksik, mingi erapoolik nagu ähvardav saatja, kes tegelikult siin siis tegutseb avalike huvide vastu ja ta on nagu esitatud kui suvaline inimene, et tegelikult nagu siin on esitatud, ta võiks ükskõik millised argumente nagu esitada, et ta võib-olla ei olegi isegi toitumisega seotud. Nüüd järgmine teema ja see on tegelikult hästi oluline ja üks põhiline selline tulemus, mida me sealt leidsime siis, et loomsete toodete nagu tarbimise vajadus ja siin on siis räägitud loomsest valgust. Ja siin on nüüd siis selline väide, et lastel ja noorukitel peaks vähemalt 75% kogu saadavast valkude kogusest tulema soovituslikult loomset päritolu valkudest ja täiskasvanutel on see vähemalt 60%. Et see on nüüd, siin saab mitut asja öelda, et esiteks võrreldes nagu eelmiste soovituste versiooniga on see nagu suurenenud see kogus 2009. aasta soovitustega. Samuti, see on nagu täiesti pretsedenditud, et me ei ole kuskil näinud nagu teiste riikide toitumissoovitustes nagu sellist soovitust siis täpsustada, nagu, et kui suur protsent peaks tulema loomsest valgust. Siin on siis lisatud nagu viide, et siin on öeldud, et see on kooskõlas siis FAO dokumentidega. Nii, siis
me vaatasime ka need allikad, et seal oli veel allikad, neli nagu teadusallikat oli siis pandud selle väite juurde nagu, et siis kus siis see info nagu pärineks. Aga et kui vaadata nagu need 4 allikat läbi, mis siin on, et need on päris nagu, need esimesed, need allikad on päris nagu usaldusväärsed iseenesest ja siis jäetud nagu selge mulje, et need soovitus pärineb siis FAO-lt ja siis ka nendelt nimetatud hästi nimekatud organisatsioonidelt, aga nagu vaadata kõik need dokumendid, need teaduslikud allikad läbi, et mitte ükski nagu nendest ei viita, siis ei sisalda soovitust nagu taimse ja loomse valgu vahekorra kohta toitumises. Mitte ükski. Ja esimesed 3, et seal nagu üldse ei ole mainitud vajadust tarbida loomset valku. Ja siis viimane, seal on öeldud, et piimatooted on vajalikud lihaskonna ja luustiku terviseks, aga et siis kui vaadata jällegi lähemalt, et siis seda uurimust rahastab selline Euroopa piimatootja nagu Danone. Et jah. Ja siis nendes teises ja 3. dokumendis on mainitud siis sellist asja nagu kõrge bioväärtusega valgud, aga et seal ei ole nagu sellist soovitust, et kui inimesed toituvad taimselt, nad peaksid siis loomset valku juurde sööma. Et tegelikult, mis siis nagu point on, et see hästi nagu oluline, see kohutavalt mõjukas asi, millel on hästi suured tagajärjed, et see nagu ei pärine nendest allikatest, mida tegelikult on siin väidetud. Et tegelikult need allikad nagu kasutatakse lugejale eksitaval viisil. Et üks nagu, siin on mitu nagu sellist tagajärge sellel asjal, et ma pärast nagu räägin ka, et mis tegelikult, kuidas see kõik meid nagu mõjutab. Aga jah, et siis ka, mida tehakse nagu läbivalt, et siis loomset valku nagu väga ülistatakse nendes toitumissoovitustes, et kasutatakse siis seda terminit, mida kõik me oleme kindlasti kuulnud, see kurikuulus võib olla siis asendamatud amiinohapped, et nagu näitab, et näiteks piimavalgud sisaldavad neid ja munad, eks ole. Ja siis on ka väide, et just need saab loomsetest toitudest ja taimsed valgud on siis väheväärtuslikud, toitumuslikud. Ja siin on huvitav, et see on nagu natuke selline mingi žargoon või selline teadusžargoon, et nagu inimesed tegelikult ei tea täpselt, mida see tähendab, aga et see tundub nagu selline hästi nagu oluline asi, aga see on selline hägune termin tegelikult tavakasutuses ja inimesed väga ei tea, mis see on. Aga tegelikult see väide, et taimsest toidust ei saa asendamatult amiinohappeid, et see on ammu nagu ümber lükatud. Et siin on mõned viited, et seda juba on 96. aastaga tehtud ja sama hästi mainitakse Ameerika dietoloogia ühing sealhulgas. Jah, ja siis ei tooda välja tegelikult mingid negatiivsed mõjusid, mis siis on nagu, mida on ka leitud, et eks ole loomsetel toodetel on või siis on kuulutatud need tõendid ebaeelmaks. Ja näiteks 2015. aastal siis oli see kuulus WHO raport, mis siis seostas punase ja töödetud liha tarbimise vähiga, et seda ei ole ka mainitud. Siis on huvitav ka see, et seal on üks peatükk küll, mis nagu käsitleb siis toidu tarbimise jätkusuutlikkust. Ja seal on ka nagu kirjeldatud, üsnagi lühidalt nagu loomade pidamisest tekkinud keskkonnakahju, aga et lõpuks on seal ikkagi väide, et jällegi viidatud ühele uurimusele, et lõpuks öeldud, et tegelikult kui arvesse võtta kõik ressursid, mis on siis kuluvad toidu tootmiseks ja siis panna need vastavusse nagu see on öeldud siis toidu toitainete tiheduse ja mitmekesisusega, et siis tegelikult loomsed tooted nagu ei ole väga kulurikkamad lõpuks. Ja siin jällegi, see on hästi nagu selline mahukas töö ja tegelikult seda raportit peaks nagu selle pilguga veel detailselt analüüsima, et minna nagu nende algallikate juurde, mida need nagu ütlevad, et siin konkreetselt me tegime seda ja on siis viide sellisele uurimusele, kus jällegi tuvastasime nagu mitmed probleeme, et näiteks üks oli see, et ka rahastajad olid seal sama see piimatootja ja siis üks supermarketi kett või selline suur tootja. Ja näiteks sama uurimuse tulemusi on oma väidete toetamises kasutanud siis selline USA nagu Egg Board, selline siis asutus. Ja seal olid ka sellised probleemid, et selles uurimuses nagu ei käsitletud
näiteks pähkled ja kaunvilju ja käsitlenud veekulu ja siis seal oli nagu võrreldud kõige madalama valgusisaldusega taimsed tooted siis väga suure valgusisaldusega loomsetega. Ja lõpuks siis jah, et nendes uutes toitumissoovitustes on üsna kitsas selline arusaam siis jätkusuutlikkusest, et lõppkokkuvõttes ikkagi ei ole nagu arvestatud loomakasvatuse negatiivset mõju keskkonnale ja seda peetakse ka paratamatuks. Ja lõpuks siis ikkagi loomatööstus saab nagu oma ärihuvidele tugevat kinnitust sellest raportist või sellest toitumissoovitustest. Nüüd lõpuks on hästi, mida ma tahan lõpuks peatada, on see, kuidas veganlust kujutati, see on ka hästi põnev. Et tegelikult see on leiutunud selline termin, mis on ka hästi nagu mujal tundmata, et ei ole mingit sellist ingliskeelset, ma ei ole kuskil lugenud. Et selle asja nimeks on siis enesepiiratud toitumine. Hästi huvitav. Ja siis on ka selline lause seal, et soovitused ei pea silmas pidama üksikisikute või üksikute gruppide isiklikke eelistusi, suhtumist, hoiakuid ja maitse eelistusi. Eesti toitumissoovitused ei käsitle enesepiiratud toitumise detaile. Et siin on, kui nagu lugeda seda siis teksti, nagu, see on üks peatükk ka enesepiiratud toitumine, et siis seal tegelikult on näha, et vaikimisi on mõeldud siis taimetoitlust ja veganlust. Jällegi on, siin võib öelda mitut asja, kohe hakkab silma ka, et siis toidupraktikaid nagu mõtestati individuaalse valikuna, et eraldi nagu poliitilisest kontekstist, hästi nagu negatiivsed konnotatsioonid, et see enesepiiratud toitumine, see kõlab nagu see oleks mingi toitumishäire või ta on mingi selline kohutavalt range mingi režiim, kus puudub nagu igasugune nauding ja ta on selline ebavajalik ka, eks. Ja siis huvitav on ka see, et ka see termin, eks ole, et tegelikult see võib viidata ükskõik millisele toitumisele, et sinna alla siis võib näiteks seal võib olla, et keegi, kes sööb ainult rämpstoitu, võib ka olla enesepiiratud toitumine. Et ühesõnaga mingid toitumisviisid, kus nagu, mille taga puudub igasugune filosoofia või poliitilised ajendid. Ja ka hästi selline arrogantne suhtumine, et inimesed siis, kes on sellise personaalse valiku teinud, nad võtavad sellise riski, mis ei ole õigustatud ja nad ei vääri ka tegelikult toitumisalast nõu. Mina loen siit välja siis selliseid asju. Ja siis huvitav ka, et kui see läbivalt on siis öeldud, et eeskuju võeti siis Põhjamaade toitumissoovitusest, siis on jäetud nagu kõrvale kõik põhimõtteliselt positiivsed aspektid, mis on seal Põhjamaade toitumissoovitustes ja keskendunud nagu ainult negatiivsele. Et näiteks hästi selline hoiatused on ka nagu päris palju neid, et mis siis juhtub, et kui nagu jätta siis osa toite menüüst välja, võib siis tekkida väga suur toitainete puudus organismis. Ja see ka huvitav, seal on ka loetelu siis, et selle enesepiiratud toitumise puhul, et mis siis nagu toitained, mis siis vajaka jäävad ja see on nagu üles ehitatud hästi sarnase mustri järgi, et kõigepealt on siis öeldud, et toitaine X, seal on terve nimekiri, et see imendab väga hästi loomsest toidust ja taimetoit ei kata selle vajadust. Siis on seal soovitus enesepiiratud toitujatele, peaks siis kas nagu sööma rohkem siis seda toitele X rikkaid taimset toite või võtta lisandit näiteks, aga et mõnel puhul täiesti puudub see soovitus, et kuidas siis seda kompenseerida ja siis öeldud ka, et nagu seda saab ainult loomsest, et öeldud, et siis need kõrge bioväärtusega valgud on olulised. Ja siis on üks näide, et kuidas on siis valku kirjeldatud ja et jah, siin on siis öeldud, et ei ole tähtis mitte ainult nagu valkude saadav kogus, aga nende võimalikult kõrge kvaliteet. Ja siis öeldakse, et jah, et kogusel saamisega ei ole probleeme, kui kasutatakse valgurikkaid taimse päritoluga toite, aga et kõrge bioväärtusega valgud, et siis nende arvestamine eeldab ka teatud koguse loomset päritolu valkude olemasolu menüüs. Ja see ongi kõik, et siis nagu jah, enesepiiratud toitujad siis ei leiagi siit mingisugust nagu soovitust. Ja siis ka, et kokkuvõttes ja peatükis, et see nagu väga hästi siis võtab kokku selle, et kuidas siis seda, kuidas veganlust on nagu kujutatud. Selle ma arvan, et ma loen selle ette, sest mul on viimastel slaididel natuke seda analüüsitud. Nii, et kui täiskasvanu otsustab kasutada enesepiiratud toitumist, siis on see tema õigus. Kõik lastele meditsiinilise näidustuseta vanemate või muu pealt rakendatud piiratud toitumise variandid on aga kasvava lapse jaoks ohtlikud. Laste puhul tekib probleem tihti eluaegselt tagajärjega, näiteks immiku või väikelapse eas joodipuudusest tekkinud tinnitu alaareng.
enesepiiratud toitumine ei ole identne teatud ajutiste lühemate või pikemate piirangutega, kui see on haigustest tingitud põhjustel arsti kontrolli all. Näiteks lehmapiima allergia puhul saab tihti kasutada kitsepiima ja juhul, kui ka see põhjustab vajavusi, leida alternatiive, kui laps umbes 2-3 eluaastaseks kasvab tõenäoliselt sellest välja. Seega kõikvõimalike enesepiiratud toitumisviisid pealesurumine imikutele ja väikelastele, samuti rasedatele, ei ole millegagi õigustatud ja on tõsiselt ohtlik. Ja see on niisugune, jällegi siin on väga palju öeldud, et mida siis saab selle kohta nagu öelda lähemalt, et eristus siis, et see nii-öelda enesepiiratud toitumine enda valikul, näiteks keegi teeb eetilistel kaalutlustel, versus siis meditsiiniline näidustus ehk arstikorraldus ajutiselt näiteks, et see siis on nagu okei. Aga et kui sa ise valid selle, siis mitte mingil juhul ei ole, et siis on nagu asjatu risk. Ja ka, kuidas siis veganid, kuidas siis loevad seda, et tegelikult siit me näeme, et veganid siis on nagu näiteks vastutustundetud käitujad enda ja eriti oma laste suhtes, et isegi tõesti ei tea ju ka, kuidas neid soovitusi hakatakse kasutama, aga siit selgelt tuleb välja, et nad teevad oma lastele kahju. Ja siis just nagu, see on nagu soolistatud käsitlus ka selles mõttes, et just veganitest vanemate ja rasedate naiste selline demoniseerimine ja see on ilmselt nagu mingi keeleviga, et võib-olla parandatakse viimases versioonis ära, aga see, et nagu rasedatele millega peale surumine on ka huvitav, et nendelt nagu agentsuse eemaldamine, nagu saaks rasedatele, keegi surub midagi peale, eks ole, toitumist või. Nüüd see soovitus tarbida kitsepiima, et see on ka minu meelest selline hästi meeleheitlik katse nagu ikka jääda kinni nende loomisete võetuste juurde, et ikka tarbida loomiseid tooteid. Ja see on ka sotsiaalselt vastutustundetu, et tegelikult juba praegu on meil nagu taimsed piimad Eesti poodides odavamad, nad on ka paremini kättesaadavamad, kitsepiim on kallis, seda ei ole igal pool, et see on jällegi nagu, see on selles mõttes sotsiaalselt nagu tundetu soovitus, et see ka tekitab sotsiaalset ebavõrdsust, kui midagi sellist soovitada ja inimesed püüaks siis seda jälgida. Ka see, et näiteks kellele need soovitused üldse on suunatud, et väga selge on see, et nagu need soovitused ise järgivad hästi palju sellist nagu Eesti traditsioonilist nagu toitumist, et näiteks Põhjamaade soovitused, seal juba võetakse arvesse ka, et siin meie kultuuris elab inimesi, kes toituvad nagu väga erinevad, neil on erinevad nagu traditsioonid, et me arvestame seda kõike, aga et siin on jah, et hästi nagu Eesti traditsioonidest kinni. Ja näiteks ei arvestada seda ka, et paljud nagu mitte Euroopa pärit on inimesed on laktoositalumatud, näiteks mõned uued migrandid, kes siia tulevad. Jah, nüüd mul ongi kokkuvõte, et siis need Eesti toitumissoovitused, nad siis konstrueerivad loomade tarbimist kui sellise vajaliku, loomuliku ja paratamatuna. Veganlus siis on ohtlik ja inimestele sobimatu. Ja just märkimisväärne on see siis ka, et kuidas siis kasutati neid kaasaegseid teadustulemusi, et hästi paljusid tulemusi üldse ei arvestatud või siis kasutati eksitavalt. Et näiteks selgelt on siis, et just nagu Põhjamaadega võrreldes, et väga vastupidine seisukoht, et näiteks meil on ka vegan.ee portaalis on ka üks artikkel sellel teemal, mille pealkiri on, et Helsingis ametlikult heaks kiidetud vegantoit muutub 80 kilomeetrit lõuna poole minnes ohtlikuks. Ja siis ka see loomsete toodete läbi ülistamine ja kinnitatakse sellist loomade söömise vajadust, et siin pigem nagu see, kuidas keelt kasutatakse, kuidas argumenteeritakse, et see meenutab pigem nagu loomatööstureid, kellel on otsesed huvid nagu, mitte siis ekspertide väljendamist, kes on siis nagu peaksid olema nii-öelda neutraalsel positsioonil. Jah, ja ma tahtsin veel viimaks peatada, et mis tagajärjed seal on, et väga mõjukas dokument on see, et otsesed tagajärjed, et siis nagu ma ütlesin juba, et siin erinevate asutuste menüüd koostatakse selle põhjal, arstid hakkavad andma nõu oma patsientidele, sealhulgas siis vegan vanematele, näiteks rasedatele, tehakse toidupüramiid. Näiteks üks asi, mida meie seltsist Florian tõi ka välja, et mis võib juhtuda, et kui näiteks lasteaiad siis hakkavad koostama menüüsid nende toitumissoovituste järgi, et siis ei saa nagu lastele kaunvilju serveerida, sellepärast, et seal on ka, eks ole, limiit, et kui palju valku lapsed võivad siis saada ja see limiit on juba täidetud siis näiteks loomuse valgu poolt. Ja muidugi siis ka, et vegan vanemad ei saa tuge meditsiinisüsteemilt ja institutsioonidelt
ja ka, et inimesed ei julge hakata veganiks, sest kui arstid seda kuulutavad ja toitumisteadlased selle ohtlikuks kuulutavad, et siis on väga raske seda teha. Ja muidugi siis ka see loovuse valgu ülistamine, see hoiab üleval siis liha- ja piimatöösturite ootusi saada riigilt dotatsiooni. Ja lõppkokkuvõttes muidugi me legitimeerime siis inimeste vägivalda loomade vastu. Aga ma arvan, et mul on nagunii ajast üle läinud, siis ma lõpetaks siin ja siis saan vastata küsimustele. Väga hea ja huvitav ettekandega. Ma tahtsin küsida, mida Vegan Selts edasi teeb, et sa ise üritada näiteks seda populaarmeedias Postimees Sirgis artiklina avaldada. Ma arvan, et see oleks selline materjal, mis oleks laiemalt kättesaadav olla. Jah, hea küsimus, et me oligi viimase slaidi ka, et mida me tahame teha, et see, mis ma siin praegu räägin, et see tundub, et see on hästi me kritiseerime, eks ole, Tai tööd ja sisuliselt me teemegi seda teatud moel, aga tegelikult tahaksin temaga koostööd teha ja sest meid tegelikult huvitavad ka ikkagi teaduspõhised ja kaasaegsid toitumissoovitused, see on väga oluline, et me oleme ka seltsis rääkinud, et kindlasti on eesmärk, et juba järgmistes toitumissoovitustes oleksid sees juba uuemad seisukohad, aga et minul näiteks ei anna rahu, et juba praegu kuulutatakse need uued välja, et me peame 5 aastat elama nendega. Et me hakkame kindlasti sellega tööd tegema, me teeme mingisuguse ürituse tõenäoliselt aasta alguses, kuhu kutsume ka rahvusvahelised eksperdid, et Soomest näiteks ja räägime selle teemal ja siis ka üritame avalikku debatti mõjutada ja kindlasti kirjutame ka peavoolumeedias sellest. Meil täpne tööplaan on veel koostamisel, aga et see on tegelikult praegu Vegan Seltsi üks põhilisi teemasid, millega me tegeleme. Kristina ütleb. Et te rääkisite, et mingi ekspertgrupp otsustab neid toitumissoovitusi, et ma saan aru, et Vegan Selts seal ei ole liige. Olete te üritanud sinna liikmeks astuda või teid ettepanekuid, teie arvamusi ka arvestada, et oletegi seal grupis sees? See on niimoodi, et see grupp see on juba eelnevalt sellest paika pandud, et seal on siis arstid ja toitumisteadlased ja kui siis see tööversioon välja tuli, et see avati siis kõigile osapooltele kommenteerimiseks, et ka veebilehel väljas, siis me selles mõttes püüdsime saata kommentaare ja sellega niimoodi haakuda, aga ei, me ei ole selles grupis sees. Siis tuumas võiks olla kellegi... Üks takistus on ilmselt see, et me tegelikult kraadiga toitumisteadlasi meil veel ei ole seltsis, aga meil on mõned inimesed, kes püüdavad selle poole tegelikult väga heade teadmistega, neil ei ole seda tunnistust käes, aga et kui see juhtub, ma loodan, et lähiaastatel, et siis oleks võib-olla meid võetakse selles mõttes ka tõsisemalt. Siis näiteks see ka, et te tõite välja, et need mingid asendamatud aminohapped ja valgutööd, eks ole, et kas te olete esitanud neile sellise võrdlustabeli ka konkreetselt, et on see loomne valk ja siis kõrval on see taimne allikas, et see oleks väga hea neile näidata, et siis nad võtaksid sellise tabeli sisse, et alternatiiv, mida võiks kasutada, et oleks, võib-olla nad lihtsalt ei ole eks ju nii teadlikud ja siis tõrjuvad välja selle käsitluse. Jah, otseselt me ei ole sellist tabelit seotud, meil on kodulehel hästi palju sellist materjali, muidugi eks nad ei külasta meil kodulehte. See võiks olla selline võrdlustabel minu meelest päris hea mõte. Jah, see on hea mõte, et me kogume ideid, et kuidas nendega edasi suhelda ja koostööd teha. Ja Varm? Mis oleks teie isiklikud järeldused, et mis selle kõige põhjus võib olla, et võrreldes Soomega on nüüd Eestis see liha söömine niivõrd arstide poolt positiivne, et Soomes näiteks on veganlus okei, aga siin ei ole, et kas see on nüüd siis need 2-3 ettevõtted, mis te seal tõite näiteks Danon ja need, et kas nemad on siis selle kõige taga või et millest see tuleneb, ma ei taha konspiratsiooniteooriasse välja minna, aga millest see tuleneb, kas need teadlased, kes seda koostavad, kas nemad on kuidagi finantsiliselt seotud nende ettevõtetega või millest see tuleneb? See on hästi palju põhjuseid, et ma ei saa hästi palju seotud põhjuseid, aga kui me räägime seotusest, et siis me teame, et näiteks seal töögrupis on vähemalt üks teadlane on seotud selle, ta on hästi prominentne teadlane, seotud selle tervisliku piimatoodete selle keskusega.
Ja siin on nagu selline teatud nagu selline toitumisdiskursus, mis on hästi nagu paigas ja mida nagu mõned vähesed inimesed siis nagu hästi tuntud toitumisteadlased õpetavad ka siinsetele arstidele, et nagu kogu aeg neid samu teadmisi ja kuna seal on see nagu see hästi sügav nagu teadmine ja usk, et nad liha nagu ja piimatoodet peab tarbima, et muidu nagu me ei jää ellu. Ja kui see on nii tugevalt sees, et see on nagu väga raske on sellest lahti saada ja nagu selles mõttes ei olda ka avatud siis uuele materjalile, mis nagu ütleb, et tegelikult see ei ole nii nagu. Ma ei see on kohutav, ma ei taha ise ka mingit vandenõuteooriaid nagu, ma ei taha nendesse laskuda või mõelda, aga seda peab lähemalt uurima tegelikult. Aga kas te ei ole seda uurinud? No need sidemeid just, et... No rohkem peale selle nagu ei ole, kui näiteks vaadanud järgi näiteks töögrupi liikmete nimekirja, et millised nagu patendid või mis nagu millega on seotud ja sealt on siis leitud nagu see, et vähemalt üks on nagu seotud selle keskusega. Ja huvide deklaratsiooni meil nagu ei ole, et siin on mingi nagu, ma ei tea selles mõttes, et kas nad peaks olema avalikud või mitte, peaks juristide nagu nõu küsima või nii, aga seda peab uurima jah, et hästi oluline. Ja, et oli üks sarnane, täiesti teisest teemast, aga selles mõttes sarnane loogika, et 90-ndatel oli, või see vist on natuke uuem film, aga siuke film nagu Who Killed the Electric Car, ma ei tea, kas te olete näinud. Siin oli General Motors minu mõelest tuli välja uue hästi toreda ja ökoloogilise elektriautoga ja hakkas pakkuma oma maasturite siis nagu seeria mudelite kõrvalt seda ja asi läks paraku juhtus nii, et see muutus suhteliselt populaarseks elektriauto. Siis nad tõmbasid tagasi sellepärast, et see hakkas nende maasturite müüki nii kohutavalt lihtsalt mõjutama. Et kontaktpunkt lihtsalt. Kas on veel küsimus? Ja, et mida see paber mulle kui vegan vanemale nagu reaalselt tähendab? Kas nagu keegi reaalselt saab midagi teha? Ma praegu üldse ei tea, jällegi võib-olla on vaja juristide abi ja nagu selles mõttes on teada, et see on nagu, et selle järgi tõesti koostatakse menüüsid, arstid hakkavad nõu andma, näiteks siis jah. See on see nagu see toitum, see on see tervislik toitumine, millest me peaksime kõik siin nagu lähtuma ja seda on nagu raske vaidlustada niimoodi, et ma ei oska selles mõttes vastata, mida see konkreetselt nagu tähendab. Et sellised küsimused, näiteks kas keegi võib lapsed ära võtta või midagi, sest ma ei tea. See oleks väga kohutav muidugi, jällegi siin juristid peaks nagu nõu andma, et mida saab teha nagu selle pinnalt või mida mitte. Jah, aga ma soovitaks kõigil nagu lugeda seda hästi kriitiliselt ja nagu proovida seda vaidlustada ja ma tahtsin veel öelda, et see on tegelikult kohutavalt suur töö, et siin üks või kaks inimest nagu ei jõua seda teha, et täpselt see töö, et sa vaatad, et seal on, eks ole, viited, et näiteks seal on FAO või mingi need suured rahvusvahelised organisatsioonid nagu ütlevad midagi, aga siis tuleks tegelikult minna nendesse algdokumentidesse vaadata, et kuidas seal päriselt on seda öeldud ja siis nagu, võib-olla avan natuke teistsugune pilt. Jah. Küsimus, kas see kampaania on, satakse tõenäoliselt prügikasti see 5 peode ja köögiviljade see. Kunagi oli ju hästi promota seda avalikus ruumis igal pool olid üleval. Et kui nüüd on nagu valgud peab saama 75% lapsed nagu loomsetest, siis 5 peodet asendub siis nagu 2 või 3 peode. See on õudselt vastuoluline, sest tegelikult... See oli ka taigi oma. Jaa, et tegelikult on siin üks tai uuring, mis nagu hiljuti tuli välja, kus on nagu selgunud, et eestlased söövad liiga palju liha ja piimatooted ja seal on seda problematiseeritud ja öelda, et see on ebatervislik. Aga samas siis antakse sellised soovitused, see on kohutavalt suur vastuolu, et jah, seda peaks tähelepanu pöörama, jah. Kiire küsimus on see, et kas oskad umbes öelda, et palju neid inimesi on, kes seal töögrupis on ja kas seal on muutuv, et kas on ka teada, et kuidas need inimesed on jagunenud, et millised eksperdid siis on, palju näiteks arste, palju töötumist? See on tegelikult sedasama, kui te lähete sinna Tai kodulehele, see tööversioon on nagu kättesaadaval, see on üks PDF-dokument, et seal on kohe alguses mingi 3. leheküljel on see nimekiri, et seal on kuskil nagu ma tea, kuskil 20 inimest ja siis on nagu kõigi kohta on ka eks ole nimi ja siis, et mis nagu valdkonna, mis asutusega ta on seotud, mida esindab jah, et see on kõik teada, see on nagu näha ja selles mõttes ma ei tea, et kuivõrd see on nagu muutuv, et kas see on nagu järgmiseks korraks on sama grupp või midagi sellist. Aga ei, ma soovitaks väga, et nagu
praegu siin vegan selts oleks pommitan nagu Taid nende küsimustega, et ka teil nagu soovitaks kodanikena lihtsalt ka nagu kirjutada ja küsida, et noh, et mis konkreetselt nagu küsimusi, et vaatame siis, mis vastatakse. Sul oli ka küsimus? Kyllä tänapäeval on suur probleem see, et paljud inimesed tahavad olla tervislikud, võimalikult kauem elada, liikult mina ka. Mul oli vererõhk enne, kui ma olin segatoitumine, et mitte ükski arst nagu ei saanud vähendada liha, ilma tahtmist. Pärast seda, kui ma proovisin vegan, siis vererõhk mul langes. Ja mul küsimus, mida te arvate? Kuidas see muutub 50 aasta pärast või 60 sees? See meenutab mulle 50-60 aastat tagasi oli suitsetamine nagu kasulik tervis. Arstid rääkisid, et suitsetades on mõningasi tulemas on väga palju tuhandeid erinevaid katseid, mis näitavad, et tegelikult suitsetamine ei olegi nii. Teie arvamus toitumist nõudnud mingi 50 aasta pärast? No see ongi see nagu hästi head paralleelid tõesti, et ka, ma ei tea, arstid soovitasid ka, et teatud sigaretid sobivad paremini, ma ei tea, rasedatele naistele, 60-ndatele, et me teame siin neid reklaame. Aga et see on nagu näha ka, et juba Põhjamaades ka, naabermaades ka see on muutumas. Et nagu teistsugune toitumist, teadus, et me mõtleme ümber nagu oma asju, et ma väga tahaks, et see nagu Eestis ka juhtuks kiiremini, et ma arvan, et see juhtub, aga lihtsalt praegu on üsna aeglane see protsess, aga me saame kõik ehk sellele kaasa. Mina tänan, ma annan sulle sõna.